Salajane Iisraeli-Ameerika kaitsetööstusettevõte on katsetanud uut kaupmaa tiibraketti USA sõjaväepolügoonil Marokos, tuues seni varjatud relvaprogrammi avalikkuse ette. Covenant Industries ütleb, et nende odav Anthem-rakett võib jõuda tootmisse juba järgmisel aastal, pakkudes lääne sõjavägedele kiiremat ja odavamat võimalust kahanevate relvavarude taastamiseks. Katse toob esile ka Maroko kasvava rolli USA ja liitlaste relvade katsetuspaigana ning selle süvenevad kaitsesidemed Iisraeliga. Ja nüüd läheme Marokosse, kus on doktor Mohamed Chitou, poliitikanalüütik ja vanem professor Rabati ülikoolist. Aitäh, et meiega liitusite. See ei ole viimaste aastate jooksul esimene suur sõjaline areng Marokos. Kas Rabatist on saamas uus suur sõjatehnoloogia keskus? Kindlasti, sellest on saamas selle kolmnurkse koostöö sõjatehnika keskpunkt. Ja ma arvan, et see on väga hea uudis, sest odav tiibrakett on olnud edukas ja selle laskmine või demonstratsioon oli Maroko jaoks väga hea. Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide jaoks. Ja ma arvan, et see tähendab, et tuleb veel katseid, rohkem demonstratsioone lähitulevikus selle sõjatehnika osas Maroko, Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli koostöös. Ja see tähendab ka seda, et kolme riigi vahel on pikaajaline sõjaline koostöö. Piirkonnas, kus meil on probleeme Saheli piirkonnas, nagu te teate, islamistidega ja igasuguste teiste inimestega. Nii et ma arvan, et Saheli stabiliseerimiseks on vaja sellist varustust, sellist sõjalist koostööd. Kui oluline on see, et just praegu testib Iisraeliga seotud ettevõtte sõjaväevarustust Maroko pinnal nii avalikult? No ma arvan, et koostöö ei ole enam salajane. Kõik teavad, et Maroko ja Iisraeli vahel on selline arusaam olemas. Ja Maroko ja Iisrael on viimase 2 aasta jooksul mingisugusesse liitu astunud ja see liit põhineb sõjalisel koostööl ja teistel majandusvaldkondadel. Aga sõjaline koostöö on väga oluline, sest ma arvan, et Iisraeli ettevõtted testivad oma varustust ehk sõjavarustust Marokos. Ja see on hea uudis Marokole, hea uudis Iisraelile ning samuti hea uudis Ameerika Ühendriikidele, sest see tähendab pikaajalist koostööd selles piirkonnas. Nüüd sa ütled, et kõikjal on head uudised, kuid me teame, et Maroko ei ole praegu seotud Iraani käimasoleva konfliktiga. Aga kas on võib-olla mingeid hirme või suurem risk, et Maroko võidakse sellesse konflikti tõmmata, kui ta praegu muutub liiga lähedaseks USA ja Iisraeliga? Ma arvan, et Maroko on olnud Iisraeli ja Ameerika Ühendriikidega liiga lähedane juba alates 2020. aastast, alates Abrahami kokkulepete allkirjastamisest. Ja kõik teavad seda. Maroko aitas Iisraeli sõja ajal. Marokos peatusid laevad ja selle sõja ajal juhtus igasuguseid asju, aga ma arvan, et kõik teavad seda. Ja ma arvan, et see tähendab, et Maroko, Iisrael ja Ameerika Ühendriigid liiguvad järgmisele sammule sõjalises koostöös, mis on hea nendele 3 riigile, aga ka kogu piirkonnale. Hästi, Mohamed, aitäh, et meiega liitusite. Hea meelega.